Järgmist Eesti Vabariigi presidenti hakatakse valima juba 1,5 kuu pärast. Seni on kõlanud õiguskantsler Ülle Madise, Kaitseväe endise juhi Riho Ühtegi, EKRE aseesimehe Mart Helme ja Välisministeeriumi kantsleri Jonatan Vseviovi nimi, kuid erakondade ülest kandidaati ei ole. Täna ütles suurärimees ja Reformierakonna asutajaliige Neinar Seli Maalehele antud intervjuus, et Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land oleks hea president. No ma saan aru, et see on loomulikult inimesed arutavad erinevate kandidaatide üle praegusel hetkel ja ma võtan seda komplimendina, et minu nimi on arutusel olnud. Ma arvan, praegu ei ole mõtet tormata ajast ette. Praegu käib ju kandidaatide kõigepealt esitamine ja see lõpuks ju see on poliitikute töö, kas leitakse kandidaat, kes saab piisava toetuse Riigikogus, et ma praegu ei tormaks ajast ette, et ma võtan seda komplimendina enda suunas. Biokeemiku haridusega Land juhtis varem Tallinna Ülikooli ning on alates 2020. aastast Tallinna Tehnikaülikooli rektor. Ka praegune president Alar Karis jõudis Kadriorgu ülikooli maailmast, olles enne presidendiks saamist nii Eesti Maaülikooli kui ka Tartu Ülikooli rektor. Kas tugev akadeemilise juhtimise taust annab kandidaadile eelise? No, Eesti presidendid läbi aegade on olnud ikkagi päris mitmekesise taustaga. Ma arvan, et see kindlasti ei defineeri siis presidendi rolli sobivat inimest, aga loomulikult haridus ja haritus on kriitilise tähtsusega iga kandidaadi puhul. Neinar Seli on Reformierakonna liige ja seni on Reformierakond avaldanud poolehoidu Ülle Madisele, kuigi kindlat ühte kandidaati väidetavalt fraktsioonis kokku lepitud ei ole. Kas Seli pakutud Land on hoopis erakonna eelistus? Tiit Land on igati väärikas kandidaat ka muuhulgas presidendi ametisse. Isiklikult arvan väga hästi, minu koostöö temaga, valitsuse koostöö on temaga haridusvaldkonnas, teadus-innovatsiooni valdkonnas, et tegemist on Eesti vaatest kindlasti kõva tegijaga, aga tema kandidatuuri me küll kuidagi arutanud ei ole. Detailsemat arutelu sellest, kes kuidas kandideerib, veel ei ole, aga juuli ongi eeskätt sellist erakondade vaheliseks suhtluseks ja augustis tõenäoliselt see protsess läheb siis käima. Kui Riigikogu ei suuda septembris Eestile presidenti ära valida ja protsess jätkub valimiskogus, muutub kohalike omavalitsuste roll väga oluliseks. Valimiskogus oleks eelkõige rohkem hääli Reformierakonnal, kuid määravaks võivad saada erakonnatud valimisliitude esindajad. Teoreetiliselt piisaks presidendi valimiseks ka Reformierakonna, Isamaa ja sotsiaaldemokraatide häälte ühendamisest, mis annaks neile valimiskogus enamuse. Aga muidugi ei ole kadunud variant, et riigipea valitakse ära parlamendis. See eeldab ikkagi meie poliitikutelt kõigilt alustuseks mitu sammu tagasi astumist ja seejärel uuesti keskpõrandale kokkutulekut, et saame näha, et kas nad on selleks valmis.